Ja tere, mina olen Robert ja videosid olen palju teinud, aga täna ma ei taha rääkida ei merendusest ega raadioteemast ega raadiosidest, vaid ma tahan rääkida koduvägivallast, selle märkamisest ja selle mittemärkamisest või tahtest, mitte märgata või tahtest märgata. Ja loomulikult koduvägivallale lisandub ka igasugune stereotüüpidele tuginev muu vägivald, seksuaalne vägivald. Ja mida ma tahan selle asjaga öelda, et me võime rääkida küll igasugusest konservatiivsetest väärtustest ja asjadest, aga teatud väärtused hakkavad pärssima õiglust ja õiglustunnet ja üldse ka õiguse mõistmist. Mida ma tahan öelda on seda, et kui me läheme nüüd tagasi ajas ja me räägime kogu aeg sellest, et meie vanemad, kellel ka kogu aeg nõuame, et vanemate inimeste tingimata austamine, tingimusteta austamine laste poolt. Aga et mitte mingisugused vanemad inimesed, mitte midagi nad ei pea selleks tegema. Aga kahjuks oli niimoodi, et sellest vanemate inimeste austamise tõttu jäid nõukogude ajal päris mitmed pedofiilid, pilastajad ja muud sellised vastikud tüübid jäid märkamata. Nad jäid vabadusse ja tegid oma tegusid edasi. Ma tean, omal ajal oli ka Pääskülas, kus elas minu vanaema ja ema, oli ka üks selline tüüp, kes väikesi tüdrukuid puukuuri kutsus. Aga seda tüüp ei saanud karistada, sest vanemad inimesed, kui lapsed rääkisid, nad ei uskunud, ütlesid, et kuidas sa tohid vana inimese peale valetada. Ja nii lapsed ei rääkinudki enam. Ja too pedofiil sai vabalt tegutseda. Ehk siis, mis ma tahan praegu öelda, on see, et laste jutte ei tasu jätta märkamata. Samamoodi oleks ääre pealt jäänud märkamata Dagmar Kaupali juhtum. Ei oleks saadud kätte kurjategijat, sest tüdruk, kes seda pedofiili ja mõrvarit nägi, ta kirjutas üles selle autonumbri ja rääkis seda oma vanematele, aga vanemad pidasid seda, et see on lapse jutt, see on fantaasia, virilaps mõtleb seda juttu välja. Ja läks päris tükk aega mööda, enne kui see tüdruk jõudis tunnistajana miilitsasse ja sai tunnistused anda. Sellega läks hästi, see kurjategija saadi kätte, ta lasti maha kohtuotsusega. Ja ka point on ikkagi selles, et ei tohi jätta kõiki asju märkamata. Samas loomulikult on ka neid, kes esitavad tühje pealekaebusi, valekaebusi, aga igat kaebust tuleb kontrollida loomulikult. Pimesi ei usaldada siiski ei tohi. Aga mis ma tahan nüüd veel rääkida, siis on tänapäev. Tänapäeval on ka, meil on kahjuks see mentaliteet, et abivajajat ei märgata või ei taheta märgata. Mis on põhiline hirm? Põhiline hirm on põhiline või vabandus, see või isegi mitte hirm, on vabandus, et mitte midagi teha. Eesti riigi seadused mõistavad abivajaja alati süüdi. See on kõige levinum vabandus, mitte midagi teha. Nii et kõik, kes seda videot te praegu nüüd vaatate ja ütlete mulle, et pane oma suu kinni, mida sa õiendad ja hakkavad mulle siin igasugused kommentaare pilduma. Pilduge, sest see on ainus, mida te oskate. See on ainus, mida te suudate minu kalale räusata. Te ei julge minna kurjategija juurde ega õigusorganite juurde. Aga te tulete kalale mulle. Ja mina ütlen seda, et te olete tahtejõuetud jobud. Ütlen seda otse eetris välja. Ma ei karda seda öelda. Ja nüüd võite hakata minule kommentaare kirjutama, võite hakata mulle meile saatma, mind sõimama, palun, ma ootan. Mis on meie ühiskonnas tegelikult kaks märki,
mida kasutame siis hädas olles, võib kasutada. Kunagi väga ammu 90-ndate lõpus, 2000 alguses, kui ma nüüd ei eksi, oli ka reklaamikampaania, et kui oled hädas, vajad abi, viska tool aknasse, kui sa oled toas. Ühesõnaga, viska tool aknasse, viska aken puruks, et siis on see on hädamärk. Kuid rahvusvaheliselt on praegu levinud hoopis üks teine tunnus, vaikiv tunnus. Ehk siis, inimene, kes sa vajad abi, tõsta oma käsi, keera pöial peopessa ja suru sõrmed peale. I need help, ma vajan abi. Pöial, sõrmed. Näitan veel kord, pöial, sõrmed. Ja teie, kes seda käemärki näete, ärge ignoreerige seda. Euroopas, Ameerikas on see žest juba väga laialdaselt levinud, seda tuleb võtta väga tõsiselt, sest see, kes seda tõesti teile näitab, on abivajaja. Kui te lähete sellest abivajast mööda, järgmisel hetkel olete teie ise võib-olla see, kes tahab seda märki näidata. Võib-olla isegi näitate, aga teile ei tulda appi. Seega, kõik need, kes te nüüd siin hakkate, kõik need, kes arvavad, et see on jura, mis siin järedamine, jah, et ta oli võib-olla isegi ära teeninud selle kiusamise või niimoodi. Eriti ma kuulen seda juttu ka siiamaani näiteks vägistamiste puhul, et vägistamise ohver on ise süüdi, ta oli nii ja ta oli naa. Mitte ükski stiil, riietusese, käitumine ei õigusta vägivalda mitte kellegi kallal. Ta võib olla purjus, ta võib olla napilt riides, ta võib käituda vulgaarselt, aga see ei anna õigust sooritada kuritegu. Sulle, ürgne maskuliinne mees, kes sa arvad, et nii võib teha. Kui sa nii arvad, siis sorry, aga isegi loom on sinust kõrgemal. Sa ei ole isegi mitte looma nime väärt. Ja nüüd hakka mind sõimama. Nii et minu tänane video on tegelikult ajendunud vägagi paljudest asjadest. Mind on ka sõimatud. Mind on ka võib-olla ma olen teinud ise mõne provotseeriva ütlemise või postituse. Tulge jah, ja teeme kõik midagi ka selleks, et see märk ei jääks märkamata, et teeme selle kõigile selgeks. Ma vajan abi. Vajan abi. Need help. See on rahvusvaheline žest. Ei ole ainult Eestisse, et see on maailma asi, Eesti asi see ei ole. Eesti on, isegi siis, kui te väga tahate, Eesti on osa maailmasüsteemist. Detail. Ja ei ole nii, et Eesti on saar, et näiteks loeb ainult Eesti iive, muu maailma iive ei loe, loeb ainult Eesti rahvastik, muu maailma rahvastik ei loe, loevad ainult õiged eestlased, need, kes ei mõtle teatud poliitilise koosluse programmi järgi, ei ole õiged eestlased. Need, kes ei käitu traditsiooniliste väärtuste järgi, ütlen ausalt öelda, traditsioonid muutuvad. Kunagi oli traditsioon, et jõuluvana on mustas lambaga asukas ja läkiga. Praegu on jõuluvana punases jopes ja tutimütsiga. Traditsioon on muutunud ja muutub ka see traditsioon. Muutuvad igasugused peretraditsioonid, muutuvad mudelid ja kõik asjad. Ja kui keegi arvab, et ainult see asi on õige, mida tema arvab olevat, et see traditsiooniline see asi, siis ei pea nii olema. Sa ei ole sotsiaalne liider, et seda teistele öelda. Ela oma elu, ela oma perekonnas, aga ära sega teistele vahele, sest teistsugused pered on ka olemas. Ja teistsugused traditsioonid on ka olemas. Nii et ütlen ausalt, ärge imestage, kui nooremad, mõtlevad progressiivsed inimesed otsivad elupaika mujalt maailmast, mujalt Euroopast, Ameerikast, kust iganes. See on meie kõigi ühine mure,
kõige ühine tee, et me märkame abivajajat, me märkame teistsuguseid. Videole maksimum repost ja ma väga tahan, et see asi siin muutuks. Mina olin Robert, aitäh teile!